ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Mina olen saatejuht Merike Lehepuu. Kas sina oled vahel tundnud, et sa oled kuidagi enda ära kaotanud? Sinus on tühjus ja kurbus ja kõik sellised emotsioonid, mida sa väga ei tahaks. Ja kas sa oled tundnud ka seda, et keset inimesi tunned sa ikka ennast üksildasena? Ja mis on juhtunud sinu elus siis, kui elu on kukkunud kildudeks ja sa ei tea, kuidas sellest kohast edasi minna? Täna me just nendel teemadel räägimegi. Kui elu kukub kildudeks, siis kuidas seda ennetada ja kuidas edasi minna ja seda kõike Hiina meditsiinist lähtuvalt. Mul on ääretult hea meel, et minu saatekülaliseks on Greet Rosin-Pindma. Tere tulemast, Greet! Tere! Ja Greet, sina oled kirjutanud mitmeid põnevaid raamatuid. Sa lood muusikat, sa mängid harfi, sa kirjutad ise laule, sa oled terapeut, sa oled nii palju. Siis minu küsimus kõigepealt on see, kuidas sina kõike jaksad nii, et sa suudad endiselt olla särav, vitaalne ja inimesi aidata? Eks siis, kui võtta see sinu küsimuse see jupike, et kuidas ma suudan kõike, siis ma teen ainult neid asju, mis tekitavad minu seatunde, ehk siis panevad südame laulma ja hinge rõõmust hüppama. Muidu ma ei jaksaks. See on üks võti tegelikult vaimse tervise hoidmise juures ja ka enda kokkukorjamise juures, et olla aus iseenda suhtes. Ja ma arvan, et see on võlukoht tegelikult kõikidele inimestele, et kuidas me sipsime, mulle meeldib lihtsalt see sõna, et me tahame hästi palju teha ja saavutada hästi palju, tõestada hästi palju, siis tegelikkuses see ju meid lõhubki. Või? Jah, see on üks nendest asjadest, mis killustab meid ja ei lase olla oma keskmes. Jaa. See on üks märk sellest, et sa oled ennast ära kaotanud. Aga Greet, ütle seda, et sinu poole pöörduvad inimesed, kes on ka ju ennast ära kaotanud, nad on katki, see kõlab küll täiesti selliselt, aga nii on, eks. Et tulevad sinu juurde, mis on peamised teemad, millega sinu juurde tullakse? Kõige enam käiaks minu juures erinevate hirmudega, foobiatega, näiteks avaliku esinemise hirm, kõrguse kartus, koerte hirm ja nii edasi, aga on ka mõned väga äärmuslikud, ütleme, väga haruldased hirmud, näiteks näkkide hirm või hirm vati krudisemise ees või siis hambaarsti juurde mineku hirm, see küll polegi nii haruharva, ka näiteks hirm puutuda kokku mustusega, astuda joone peale, lähed mööda tänavat, seal on pragu asfaldi või kõnnide kivi sees, et sa ei julge selle peale astuda. Ja üks väga äärmuslik hirm oli, et naisterahvas karts, et maa kohe avaneb ja tema kukub sinna sisse. See küll polnud irratsionaalne hirm, vaid oligi kogenud siis seda, et isal külas käies oma lapsepõlve kodus läks oma tuppa, mis asus teisel korrusel, aga seal tehti parasjagu vahelagede remonti ja ta ei arvestanud sellega, et see ei ole kindel pinnas, kuhu astuda ja sadas mitu meetrit siis betoon põranda peale. Ja sealt tal tekkis see hirm, õnneks ta ise oli meedik ja üks ta kolleegidest siis järgmisel päeval, kui ta töö juures vaatas, kuidas keegi läheb trepist üles ja ütles, et ta ei suuda isegi seda vaadata. Ise samuti ei suutnud trepist üles minna, üks kolleeg ütles, mine kohe Greta juurde, et sa ei saa ju töö juures olla, kui sa ei saa vaadata trepist kõndivaid inimesi. Nii et äkki need on kõige sagedasemad, aga liigse stressiga ja just see, et on suur masenduskallal, aga mõned tulevad sellepärast, et ennetada. Mõnedel inimestel on juba nii palju tarkust, et nad saavad aru, et ei ole vaja oodata, kuni katastroof majas on või suur kriis, nad tulevad ennetamas. Ja mõni käib lausa iga kuu, ilma et tal oleks üldse midagi väga hullu kodus või töö juures ja ühele naisel mees küsis, et miks sa siis kogu aeg käid selle, et kas sa võiks lihtsalt sõbrannaga rääkida ja naine vastas talle väga targalt, et tead,
kui ma sõbrannaga jutustan, siis on see umbes niimoodi, nagu ma lobistaksin külmas jõevees oma musti sokke. Aga kui ma lähen terapeudi juurde, siis tema paneb asjad pesumasinasse ja lisab pesupulbrit ka ja see on kindel, et saab puhtamaks. Seda on küll väga hea kuulda, et inimesed käivad juba ka ennetamas ja seisavad oma vaimse tervise eest. Et ma usun, et see võiks siit meie podcastist kõlama jääda, et just nimelt see, et vaimset tervist tuleb ennetada ja mitte oodata, kui midagi on juba katastrofaalselt juhtunud. See on kõige loomulikum nendele, kes on elanud ja töötanud välismaal. Nagu me oleme näinud paljudest filmidest, igal ühel on oma terapeut, kelle juures käiakse väga sageli. Just, sest ometi meil on oma hambaarst, oma juuksur ja nii edasi, et siis võiks ju olla oma hingeterapeut ju ka. Ja hingehoidja, jah. Ja no ükskõik, kuidas me nimetame, aga igaüks leiab selle oma sõna. Ja kui sa, Greet, rääkisid nendest asjadest, et millega inimesed sinu poole pöörduvad, siis ma tegelikult ju tean, kuidas ja mida sa kasutad ilmselt. Sa kasutad koputamismeetodit ehk EFT-d. See on üks paljudest teraapiameetoditest ja ma kasutan kombinatsiooni. Ja see, millist teraapiameetodit või kombinatsiooni ma hakkan konkreetsel juhul kasutama, sõltub sellest inimesest selles hetkes, millises seisundis on ja mida ta vajab. Et kunagi ei tea ette. Minu ema on ju läänemeditsiini arst, ehk siis ta on hambaarst. Ja ma mäletan väikse tüdrukuna, kui ma tema kabinetis istusin pärast koolitunde enne trenni minekut, siis ma ju nägin seda, et ega ta ennem ei teadnud, mida tuleb hakata tegema, kui et inimene istus tooli peale ja tegi suu lahti. Alles siis selgub see, mida on vaja teha. Ja täpselt, et hästi hea meel on lihtsalt sinuga siin istuda, sest et enne salvestama hakkamist ma ütlesin ka, et meie minevik või kuidas me saame seda nimetada ühine on päris pikk, sest me kohtusime koputamisõpetaja Tronnengeri koolitusel Tallinnas ja sealt siis õppisid sina koputamist ja olen ka mina õppinud, aga lihtsalt selle vahaga, et sina õpetad teisi edasi, et mina lihtsalt kasutan seda oma töös ja iseendaga suheldes võiks öelda, et kas või mitte ainult igapäevaselt, aga see tõesti ju aitab. Jah, ega ma muidu poleks sellega nii palju aastaid tegelenud, sest esimest korda käisin koputusteraapiat õppimas üldse 2011 Londonis Kevin Lay juures. Et Ron oli loomulik jätk seal, see on natuke teine koolkond. Nii et sellest on juba 15 aastat täpselt nüüd saab mööda ju. Ja ma poleks 15 aastat tegelenud millegagi, millel pole mingi tulemust. Absoluutselt ja väga äge. Ja kusjuures siin ma mäletan seda, et kui mina käisin peale seda, kui ma pangatöölt ära tulin, läksin sõbrannal Ameerikasse külla ja tema ütles seda, see oli 2009 ja ta ütles, et kuule, meil on ülipopulaarne koputamine viise Eestisse ja mina naersin ta välja ja siis ütles, et meil küll keegi koputama ei hakka ja siis istusin ühel päeval ise koolitusel ja ma ütlesin, vau, kui äge on ju, et see tegelikult on hästi põnev tehnika mida kasutada, aga kui me tuleme nüüd, Greet, selle tänase teema juurde, et me juba teame, millega seda kõike aidata ja toetada, millest me rääkida tahame, siis ütle mulle, kas masendust on võimalik ennetada? Jah, ikka on. Ja selgus huvites, mina räägin ju läbi Hiina meditsiini vaatenurga, kuna minu taust on Hiina meditsiin. Kuna ma olen palju aastaid õppinud doktor Rene Bürklandi juures Hiina meditsiini ja see, kuidas ma üldse sinna sattusin, see oli ka elu loomulik kulg, sest tegelikult esimest korda ma puutusin Hiina meditsiiniga kokku lapsepõlves, kui ma olin väike tüdruk, sest mu vanem oli ka meditsiinitöötaja ja mu emal oli hästi raske haigus tetrapareesis, ehk siis 4 jäseme halvatus ja sellest taastumise protsessis suur osa möödus Haapsalu rehabilitatsioonikeskuses, kus juba tol ajal kasutati idameditsiini. Ja sealt hakati mulle siis õpetama, siis vanaema ja ema õpetasid mulle ütlemata, et see on Hiina meditsiin. See, et see on Hiina meditsiin, sellest ma sain teada siis, kui ma läksin doktor Bürklandi juurde õppima. Okay. Aga ma olen näinud lapsest saati ehk ligi pool sajandit, kuidas Hiina meditsiin aitab. Ja mis on Hiina meditsiini ja siis nii-öelda tavameditsiini kõige suurem vahe? Võib-olla selgus huvides, Hiina meditsiini välist üldse tavameditsiini. Ta väga hästi toetab seda. Ja üks väga suur erinevus on see, et Hiina meditsiinis vaadatakse inimest kui tervikut. Kõiki tasandeid. Füüsiline tervis, emotsionaalne, vaimne tervis. See tähendab ju tegelikult seda, et kui inimene ka sinu poole pöördub ja ütleb, et elu ongi kildudeks läinud, kõik on väga pahasti, siis sa alustad ju peale juurpõhjusest, on mul õigus?
just, ja kogu süsteemi vaatamisest, ehk siis innomeditsiinis, kui inimene kasutab väljendit, et kõik on kildudeks purunenud, see tähendab seda, et süsteem on väga tugevasti saanud raputada ja suure tõenäosusega on paigast ära 5 elemendist vähemalt 3, vesi, tuli ja metall. Ja selgus huvides, kui me täna räägime siin kildudeks purunemisest või masendusest, siis ikkagi igaüks palun võtke täielik vastutus. Ja see saade ei ole mõeldud ühegi seisundi ravimiseks või diagnoosimiseks, et käige oma raviarsti juures, pöörduge, kuhu vaja on pöörduda, aga tänane saade kannab mõtisklemisainet ja aitab ennetamisele kaasa. Ja et kuidas ennast aidata veel lisaks tavameditsiinile. Ja see 5 elemendid juures on üks osakene innomeditsiinist, see on seotud siis yin ja yangiga. Hakkame sellest pihta, et innomeditsiin väga tugevalt seotud taoismiga, ehk loodusfilosoofiaga. Just. Ja taoismi väga lihtsustatud kontseptsiooni kohaselt jagunes tao ehk universumi loomisjõud 2 vastandlikuks jõuks, yiniks ja yangiks. Ja yin ja yang on siis polaarsused, mis sümboliseerivad naiselikku ja mehelikku ja mis annavad siis aluse chi liikumisele. Ja chi liikumine ilmneb läbi 5 elemendi, milleks on vesi, puu, tuli, maa ja metall. Ja chi on energia siis, mis... Eluenergia, mis meis liigub nii-öelda. Ja nagu ma ütlesin, kui inimest vaadatakse tervikuna ja see tervise definitsioon käibki kõikide tasandite kohta ja hästi lihtne ja lühike. Tervis see tähendab seda, et chi ehk eluenergia sinu sees liigub vabalt ja takistusteta. Ehk siis tulles tagasi sinu küsimuse juurde, et kui elu puruneb kildudeks, et mis siis teha? Nagu ma ütlesin, suure tõenäosusega vesi, tuli ja metall on saanud tugevasti raputada ja rõhutatakse seda, et ennem tasub süsteem stabiliseerida, kui et hakata midagi parandama kuskil nagu edasi liikuma. Kõigepealt, kõige alus on vesi ehk turvatunne ja usaldus elu, loomuliku kulgemise suhtes, enda suhtes. Ja võt see on see, millele tasub siis keskenduda. Ja samas, kui ma kuulan sind, siis ikkagi on ka minu kõrvu väga sageli jäänud seda, et kui see usaldus on kadunud, on seda väga raske taastada ja kui oluline on turvatunne, aga seda sageli me ei teadvusta endale või siis inimesed meie ümber ei mõtle sellele või ei tunne seda, et ma tahan kohe siin sisse tuua selle, et Gret, sinu raamat Südames osina saatel, mis on siis sinu viimane uus raamat ja mille esitlusel ma käisin ja kui ilusti sa seal harfi mängisid ja kõik see on kuidagi alati sinuga seotud nii helge ja kerge, et siis see raamat avas ka minu silmi veel rohkem, sest mulle meeldib see, kuidas sa seda kirjutanud oled. See minul oli tunne, et sellest peaks filmi tegema. Ma usun, et ma ei ole ainuke, kes seda öelnud on. ja kui elavalt see kõik nagu liigub ja jookseb, kui seda lugeda. Aga mis mind ennast šokeeris ja mida ma olen täiesti nõus siin tunnistama ja rääkima, oli see, kui ma lugesin raamatust ühte kohta. Ja ma nagu ikka mõtled, et ma olen aastaid ka iseendaga tegelenud ja koputanud ja kõike. Ja siis tuleb raamatus üks koht, kus siis see naine ütleb, et mida ta on kogenud oma lapsepõlves, et hüljatust, et isa läks ära ja siis seda emotsionaalset valu ja seda, et ma ei ole oluline. Ja ma lihtsalt hakkasin nutma, Gret, ja ma lihtsalt istusin selle raamatu ees, ma tänasin sind ja siis ütlesin, oota, nüüd on aeg koputama hakata. Ja kui huvitav, et oled nii vanaks ära elanud ja ma sain aru, et kõik see viha, mis mul justkui isa vastu oli, ma tervendasin selle ära, kui ma käisin ja õppisin Luise õpetusi. Aga see teine pool, et ma küll nagu rääkinud, et jaa, ta jättis meid maha ja läks ära, aga et mis see minus tekitas, see haav, mis minu sisse oli jäänud, see hülgamise hirm ja valu ja see, et ma ei olnud oma isale oluline,
see oli nii valus. Ja siis ma tundsin seda, kuidas nagu suured, ma ei oskagi kirjeldada, midagi suurt avanes minu jaoks nagu. Nii et ma tänan sind selle eest, et mul on võimalus siin seda öelda ja ma hea kuulaja vaate soovitan päriselt seda Greda raamatut lugeda, sest ma olen mõelnud, et kui ühel hetkel on ilus ja valmis hetk, ma tahan seda nii jagada, sest see on oma sotsiaalmeedias, ma mõtlen siis ka, et see on lihtsalt niivõrd oluline. Et see oli see koht seal raamatus. Nii tore, et sa selle sealt üles nopsid ja kuna hinnameditsiin on minu jaoks nii oluline, siis ma põimisin tervesse romaani selle sisse. Just. Lootusega just nimelt, et kedagi see aitab ja nagu ma olen tagasiside põhjal igapäevaselt peaaegu, et saan kirju täiesti võõrastelt inimestelt, et kuidas see neid aitab. Just sügavamaid taipamisi tekitab, aga tulles selle sinu kogemuse juurde, aitäh, et sa seda jagasid. Ei pea üldse olema nii äärmuslik kogemus, et isa päriselt ära läheb või ema, mõningatel juhtudel läheb hoopis ema ära või mõlemad lähevad ära ja lapsed jäävad vanavanemate kasvatada. Siis minu puhul oli hoopis ju see, et mul noorem õde, kes on minust aasta ja 2 kuud noorem, temal oli reesuskonflikt ja selle pärast pidi temaga olema väga palju haiglas. Ja mis tähendas seda, et mina jäin nii-öelda emast ilma mingiks perioodiks. Väikse lapse jaoks ei ole seda ajaarvestust, keegi ütleb aasta ja 2 kuus, et kuule, ema tuleb varsti. Ja ütleme mõne kuu pärast on ta täitsa olemas. Ehk siis minu elus on olnud see periood väga väiksena, kus ma olin enda meelest just nagu ema poolt hüljatud. Et see on ääretult raske kogemus. Ja et väikse lapse jaoks sealt tekib emotsionaalne trauma, et mina olen pidanud sellega tegelema ja võin kinnitada, mu ema on mind eluaeg armastab praegu, mul on imeline ema, aga tolles hetkes tekkis emotsionaalne trauma. Jaa, täpselt. Ja võt need ongi need hetked, kus meil tekivad ja on tekkinud need emotsionaalsed traumad ja me võime mütata ja sonkida oma elus, ma ütlen otse nii välja ja me ei leia lahendust ja siis sa nagu lased kõigest kuidagi lahti ja sa loed raamatut ja siis sa saad aru, et see oli nagu see koht, eks ju. Ja pluss siis see, loomulikult see raamat, mille sa just ka siia nii-öelda valguse kätte tõid, eks ju, et... Ja see elamise loomulik järgus raamatus, kus ma kirjutasin häirivate emotsioonide mõju vähendamisest ning sisemise rahu ja elurõõmu suurendamisest läbi hinnameditsiini vaatenurga. Siin kõige muu hulgas ma kirjutasin seda, et lapsel võib emotsionaalne trauma tekkida juhul, kui ta ise midagi läbi elab, aga ka siis, kui ta näeb pealt, kui ta kuuleb või kui ta tajub. Aga siis loomulikult, kui ta loeb, kui ta juba oskab lugeda, miks ma ei saa kõiki näiteid panna raamatusse sisse, kui nad on liiga äärmuslikud, siis ma pean suure tõenäosusega hakkama lugejatele teraapiat tegema. Aga ja miks ma seda emotsionaalse trauma poolt rõhutan, see on üks nendest asjadest, ehk pikaajaline emotsionaalne trauma, mis on jäänud tervendamata. See on üks nendest asjadest, mis veeelementi kurnab ja nõrgestab. Kui me tagasi tuleme selle küsimuse juurde. Sest hinnameditsiinis eristatakse mitut erinevat tüüpi masendust. Või depressiooni, kuidas siis, mis see sügavusaste parasjagu on. Ja neid klassifikatsioone on erinevaid, aga täna võtame siis natuke lihtsustatud kujul läbi 5 elemendi. Ja küll hakkame otsast peale, mis on kõige sagedasem, on maksa G-stagnatsioon, see on seotud siis puuelemendiga ja kõige levinumaid masenduse tüüpe on see ja ka kõige ohtlikumaid. Ja ohtlikuks teeb ta see, et maks on seotud nägemisega. Selline väljend on hinnameditsiinis, et silmad on maksa meeleorgan. Ja see mõjutab sinu suutlikkust näha laias tähenduses. Suutlikkus näha lahendusi praegustele olukordadele, uusi võimalusi, suurt pilti, elu eesmärki, oma rada, enda imelisust, oma kaaslaste imelisust, elu imelisust. Ehk siis, ja kui sul ei ole maksakanalis G-vabalt liikumas, siis sa ei suuda seda näha. Ja võib tekkida olukord, kui sa ei suuda näha tunneli lõpus valgust ja tekib täiesti lootusetu olukord. Et tulles tagasi koputusteraapia juurde, kus mäletad, üks koputuspunkt on siin roiete peal, rinded all. Tänapäevases klassikalises kõige enam levinud koputusteraapia koolkonnas seda ei kasutata.
aga mina kasutan, kuna Hiina meditsiinis on nii selgelt välja toodud selle punkti toime. Ta nimetus eesti keelde tõlgituna on lootuse värav. Kui siin selles punktis energia ei liigu, see on üks nendest ohukohtadest, et siis võibki tekkida lootusetuse tunne. Kui sa kuputusteraapias midagi ei tea, siis iga päev nagu väiksed lapsed mõnikord teavad kõhu peal näm. Ja just, et huumoriga on hea meelde asju jätta, eks ole. Et kas või seda patsutada keha üleni läbi, ehk siis ühe peopesa paned kumeraks, et täiskäega ei laiata, vaid kumera peopesaga vaikselt patsutad kogu keha läbi ja juba on lihtsam eenetada chi stagnatsiooni või seiskumist. Ja selle chi, ehk siis just maksa chi stagnatsiooniga seonduvalt emotsioonidest on siis mängus viha ja selle erinevad variatsioonid. Ma olen selles Elamise loomulik järgus raamatus lehekülg 157 välja toonud 30 erinevat vihavariatsiooni ja mõned on sellised, mille osas enamik inimesi üldse ei oska kahtlustada, et see on vihaga seotud. Näiteks nördimus, solvumine, ebaõiglustunne. Mõne inimese käest küsid, et miks vihane, et ei, ma pole üldse vihane, ma olen nördinud või solvunud. Tegelikult see on vihaenergia. Ehk siis seal on viha, see on frustratsioon, kibestumus ja alla surutud siis pahameel, ärritus ja need sümptomid, mis võivad viidata seda tüüpi masendusele, üsna lihtsalt märgatavad. Tujukus, inimene ärritub väga kergelt, selline tükitunne tekib, nagu tahaks köhatada või neelatada, pinge või valu on siin roiete piirkonnas, just selle sama maksa 14. punkti juures ja inimesel on tunne, et ta on kuskile kinni jäänud. Ei suuda eluga edasi minna ja see kinni jäämine on just kas siis töö juures, mingi olukord suhtes, finantsidega seonduvalt sõprussuhetes, kuskil on tunne, et ma kinni jäänud ja no ei saa edasi. Ja mis seda võib siis põhjustada, kui sa nüüd küsiksid seda? Jaa, küsiksin muidugi. Liiga vähene liikumine. See on üks väga oluline element. Ja teistpidi liiga tugev ülepingutus ka. Mõlemad äärmused võivad kahjustada maksa chi vaba liikumist. Rasked toidud, ehk siis ka alkohol, väga rasvased, fritüüritud toidud, aga ka ülesöömine. Ehk kui sa sööd kõhu liiga täis, see ei saa liikuda. Et võtmesõna on see liikumine. Just. Ka siis, kui sa ei ole ennast väljendades aus, ehk sa ei julge väljendada oma vajadusi, oma arvamust, vaid kodurahu säilimise nimel surud ennast alla kogu aeg. Samamoodi võib maksa chile põntsu panna see, kui ütleme, sa oled, kui sul pole suunda või eesmärki. See on kusjuures üks ohumärkidest, kui inimesel pole unistusi või eesmärki. Ja see soodustab, see on nüüd mõlemad pidi, seal on nagu nõiaringid, et mõlemad pidi on võimalikud. Selles mõttes on koputusteraapia hästi hea, et see aitab neid nõiaringe katkestada. Just näiteks selle maksakanaliga seonduvalt, kui inimese maksakanalis chi ei liigu vabalt, siis on suurem soodumus vihastuda, ärrituda. Aga mida rohkem inimene ärritub ja vihastub, seda rohkem maksakanalis chi seiskub. Et see ongi nagu nõiaringi ja koputusteraapia võib seal väga hästi aidata. Aga kõik sellised harjutused, mis aitavad chi liikuma saada hästi kiiresti, selleks võib olla ka puude lõhkumine. Ei pea nii-öelda võimlema või trenni minema, aga jooksmine, raputamine, keha raputamine, niimoodi, et sa ei kontrolli midagi, lihtsalt raputad. Nagu võistlustel sportlased teavad, tippsportlased, tihti peale näeme enne matile minekut või enne võistlustule minekut, hüppavad üles alla, raputavad. Just, jaa. Lapseliku elurõõmaga üles alla hüppamine, kätte plaksutamine samal ajal, see võib ka palju aidata. Nii et need on siis maksakanaliga seonduvalt. Ja võtmesena on see, et sealt välja tulid ennetada üldse seda või väljatulekuks on see, et liiguta ennast igapäevaselt. Ja kusjuures, kui sa 8 tundi kontoris istud, siis 30 minutit trenni ei kompenseeri seda. Oluliselt on need mikropausid. Näiteks tund või 1,5 oled istunud, siis tõuseb püsti ja teed vähemalt ühe harjutuse. Ja siin koha peal ma näiteks
ära ühe harjutuse. Jaa, muidugi. Ja absoluutselt ja väga huvitab ja ma usun, et ka kuulajaid huvitab. Just maksa chi seiskumine on väga paljud masenduse ilmingute üheks algpõhjuseks ja väga harva ilmneb mis tahes minu poolt täna välja toodud masenduse liig üksinda, eraldi seisvana, tavaliselt on tegu kombinatsiooniga. Et siin koha peal ma näitan. Jaa, väga hea. Nii. Ja nagu ma ütlesin, üks kõige lihtsamaid asju, mida mina reaalselt teen igal hommikul pudrupoti ääres ennetamaks, et chi seisma jääb, raputad niimoodi, et jalad on põlvede õlgade laiuselt ja hakkad raputama. Üldse ei kuidagi pea kontrollima, lihtsalt nõtkutad põlvi ja käed tolklevad nagu keedetuspaketid. Ja vähemalt 30 sekundit. Juba sellest võib kasu olla. Tavaliselt sa tunnedki kohe, kuidas läheb soemaks, kerge surin tekib sisse. Ja see ei pea olema selline hästi aktiivne, vaid täpselt nii, nagu sa rahulikult näitasid, eks. Et muidu võib juhtuda see, et me lähme sinna teise äärmudesse, et hakkame nagu hästi palju raputama. Sest kui energiat on inimesel vähe ja siis hakkab kõvasti rapsima, see võib teda veel rohkem kulutada. Just, väga hea. Rahulikult. Tunde järgi kogu aeg usaldama keha. Ja. Mitte niimoodi kuidagi peab tegema. Tegelikult need on siis Hiina tervisevõimlemise harjutused ja seal on selline üldine klausel, et mida rahulikumalt sa teed, seda rohkem kasu saad. Sest seeläbi rahuneb ka meel. Ja seda vabamalt liigub chi sinu sees. Väga oluline, see tuleb jälle nii-öelda nagu highlightida, et see on väga oluline koht. See on ääretult oluline ja see on suur väljakutse paljudele inimestele tänapäeval teha midagi rahulikult. Kui sul kõik harjutused lõpevad siin naba all, et ka siis, kui oled 30 sekundit ära raputanud, paned korraks käed naba alla. Naistel masakesi all, meestel siis parem. Ja siin on meil energeetilist tasakaalukeskus. Et olla oma keskmes. Ja sa pöörad täielikult tähelepanu ise endasse ja tuled seeläbi siis kohale praegusesse hetke, kus on sinu vägi loomaks muutust või jätkamaks sulle panustaval rajal. Et mõned sekundid püsid siin ja alles siis lähed järgmise harjutuse juurde ja nüüd maksakanaliga seonduvalt just selle nägemisvõime parandamiseks. Jalad on õlgade läiuselt ja põlved saab väike nõtk sees, saab on kergelt jalge vahel, keeletipp on suu laes, siis tekib kinnine sisemine energiaring ja sa lükkad käed üles piki maksakanali kulgu, peopesad pöörduvad üks teise poole ja küünarnuki juurde jääb nõtk sisse, sa ei lükka täitsa sirgu, muidu chi ei saa vabalt liikuda. Ja liikumisimpulss saab alguse siit troide kaare juurest, siit samast pilkunast jälle, kuhu kipub energia kinni jääma. Ja pea on otse, aga silmad vaatavad lakke, sest silmad on maksameele organ ja hakkad venitama, vaheldumisi. Niimoodi, et siia tekib venitus. Üldse ei ole oluline see, kui kõrgele sõrmed ulatuvad või käed ulatuvad. Oluline see, et siit venib ja vaheldumisi 20-30 korda. Siis see on minimaalne, et saada sellest harjutusest kasu. Tihti peale sellest juba piisab. Sa tunned, kuidas siit läheb vabamaks, avaramaks. Ja jälle lõpuks paned käed siia. Et nagu maksakanali, ütleme selle maksa chi seiskumise ennetamiseks. Aitäh sulle, Greet, sest ma just tahtsin küsida seda, et mis on silmadega seotult, eks, et kui mina ütlen ka, et et käed jäävad lühikeseks, et lugeda on ju, siis see tähendab ikkagi seda, et olgu, et selleks, et lugeda, kasuta prille, aga tegele sellega, mida sa just näitasid. Ja see on üks võimalus. Hiina meditsiinis soovitatakse, et enne kui sa lähed silmaoperatsioonile, kontrollid ega sul maksakanalist chi seiskunud pole. Et võib-olla tõesti mõnel juhul ongi vaja operatsioonile minna, täiesti arusaadav, aga hoolitse selle eest, et maksakanalist chi vabalt liigub. Siis on lihtsam näha laias tähenduses. Jaa, just. Võt see on see, mis ka mul on nagu tronni koolitusest ehk koputamiskoolitusest meelde jäänud see, et kui silmadega on ikka probleem, siis on miski, mida sa ei taha näha, mida sa ei ole valmis nägema, kogu see pool. Või mis sind ärritab. Ja mis ärritab just, et see ongi see, et ma ei näe seda ja siis keha ju teeb seda, mida sa ju talle ütled, et ta ju on hääl juhitav, eks, ja see on see, et me saame ise nii palju ikkagi enda jaoks nagu ära teha. Kui need harjutused on tehtud, siis mis on veel Greet see, mida me saame ise enda heaks teha, et vältida seda, et kukkuda järjest allapoole ja nii, et ühel hetkel ongi see, et me kukume päris maha ja olemegi kildudeks. Võtame järgmise elemendi. Jaa, täpselt, võtame järgmise elemendi. Vee elemendiga seotult siis neeru chi defitsiidi.
ehk siis neeruenergiat on liiga vähe. Ja neeruenergia on seotud meie tahtejõuga ja elujõuga. See on, kui see saab otsa, küll eristatakse pärilikku neeruenergiat ja siis igapäevast. Kui see otsa saab, siis on minek ükstapuha, milliseid harjutusi või tehnikaid sa teed. Ja neeruenergia, mis seda, ütleme siis, masenduse poole pealt. Hirm kulutab väga palju neeruenergiat, kui sa pidevalt elad hirmus. See ei pruugi olla suur hirm, aga pidevalt hirmufoon on. Siis see kulutab ja emotsioonide poole pealt veel ebakindlus. Ja sümptomiteks, näiteks füüsilisel tasandil, alaselja ja põlvede nõrkus, külmatunne, aga ka hirm tuleviku ees. Need on väga levinud sümptomid. Ja mis seda põhjustab? Väga palju, esiteks vananemine või eakamaks saamine. Iseenesest iga tegevus, mis me teeme, ka hingamine, iga hingetamme kulutab G-d. Iga mõte kulutab G-d. Seepärast tasub hoolikalt nagu, mõtiskleda, millele ma kulutan oma G-d, millises seltskonnas ma olen. Aga külmetamine, mis tahes kujul, näiteks see trend, mis on Eestis mitu aastat nüüd olnud, et kõik suure urraaga tali suplama. Hiina meditsiini seisukohalt paljud Eestimaa naised ei peaks mitte sellega tegelema, sest kas neil juba on see neeru-G vähesus või siis sealt saavad selle, sest külm paneb neeruenergial väga tugeva põntsu. Küll aga näiteks suured lõkendavad mehed punase näoga talvel ei saa eest ka kinni panna ja sallikaela ei saa panna, sest neil on nii palju tuld, võt nemad võivad vabalt minna sinna. Okei. Nii et ükski asi ei ole nagu must ja valge, et loomulikult võib olla ka Eestimaal naisi, kellele sobib päriselt ja toetab neid pikas perspektiivis. Aga kõik külm. Ka külma maapinna peal, külma kivi peal istumine, naistel tegelikult vana peal juba rääkis seda. Hiina meditsiin ja Eesti rahvatarkus väga hästi lähevad kokku. Vana mõttes tõesti, et vaata, et sa külma kivi peale istu ja põrandu peale, et just. Naistel veel eriti, aga ka jalgadele, jalad peavad soojas olema. Jaa, just. Sest jalatalle alt saab alguse neerukanal. Neerukanali esimene punkt on seal. Mis veel kulutab, kui sa elad vastu oma rütmi, loomulikku rütmi, eks oled näiteks liiga kaua üleval, põletad elu ja küll see magamine on väga kõikide elementidega seotud. Et kui sa lähed selle loomuliku rütmi vastu, näiteks tulles tagasi selle maksakanali juurde ja puuelemendi juurde, kui sa lähed liiga hilja magama, siis maks ei saa puhastuda. Maks puhastub ja taastub öösel. Aga kui maks ei saa öösel puhastuda ja taastuda, siis ta ei jaksa toetada ka põrna ja magu. Ehk siis maaelementi ja sinu seedimist. See paneb põntsu omakorda immuunsüsteemile, keskendumisvõimele ja nii edasi. See paneb põntsu südamele, elurõõmule. See mõjutab absoluutselt kõik. Ühesõnaga, kõik on kõigega seotud, eks ole? Ja meditsiinis kõik kõigega seotud. Aga see selgitab väga hästi ära, et miks uni on ääretult oluline. Mine õigel ajal magama. Need kõige kasulikamad unetunnid on ikkagi enne keskööd. Et asi pole mitte siis kvantiteedis, et mitu tundi sa magad, vaid selles kvaliteedis ja kõige kvaliteetsem uni on enne keskööd. Ehk see tähendab siis mida? Hiljemalt 12:30 võiks magama minna. 12:30 võiks magama minna. Hiljemalt, jah. Okay. Ja võt, mul on väga kahju nendest inimestest, kes teevad öövahetusi. Nende süsteem saab kogu aeg kus juures neeruenergiat väga tugevalt kulutab ka sünnitamine. Et naistel juba selle poole pealt lapsed nii-öelda kasvavad ema neeruenergia pealt. Ärge selle pärast jätke lapsi sünnitamata, aga taastage pärast. Ja ka sel ajal, kui te last ootate, teadlikult toetage oma neeruenergiat. Et ja neeruenergia toetuseks näiteks soe vann sobib väga hästi, see on minu enda lemmik. Kui me räägime sünnitamisest, kõik raamatud on ka lapsed. Raamatute ilmutamised on sünnitusprotsessid. Et mina taastun soojas vannis, aga seda aitab toetada ka soe supp, soe jook, eriti kalasupid, mereannid, aga ka lambaliha. Lambalihal on toetav toime vee-elemendile. Seda ma küll ei teadnud, see on põnev. Nii et, aga une kvaliteet ja turvatunne.
turvatunde taastamine, mis viib meid omakorda nüüd uitnärvini, eks. No sellest me võiksime nüüd tundide kaupa rääkida, aga nii palju meil aega ei ole, teeme jälle lihtsustatult. Hästi lihtsustatult. Üks kõige lihtsamaid asju, mida mõned lapsed teevad täiesti alateadlikult, on see, et sa paned kõrvad kinni, surud siia sõrmed peale ja hakkad ümisema. Lapsed teavad mõnikord la, aga tegelikult targem meil on lihtsalt ümisida ja lausa 3 minutit jutti. Ja veel eriti hea, kui sa võtad selle ommi versiooni, hästi pikk väljahingamine tekib. Et sa hingad sisse ja siis keskendud sellele pikale miile. Siis tekib see sisemine vibratsioon, mis toetab ja aktiveerib uitnärvi, mis väidetavalt moodustab suure osa meie parasümpaatilisest närvisüsteemist ehk siis suutlikkusest keskenduda, lõdvestuda, rahuneda. Ehk siis turvatunde taastamiseks väga hea harjutus. Aga võid ka oma lemmiklaulu ümiseda. Sellele on natuke väike, kui sa kõrvu ei pane kinni, sellele natuke tagasihoidliku mõju, aga aitab ka. Aha, okei. Oma lemmiklaulu ümisemine. Ehk siis sa mitte ei laula, vaid ümised. Sest läbi ümisemise tekib see vibratsioon. Sest uitnärv siis 10. paariline peajoonärv, mis kulgeb. Greta, ka ütle palun sellist asja, mis on kõige sagedasem, mis lööb meie turvatunde kõikuma? Sagedasem? No on ju see, et osadel on kindlasti ühed teemad, teised, eks ju, et aga kui sa nüüd seletad selle lahti, sest see turvatunne tänases ühiskonnas on meil kõigil ilmselt natukene selline, mis võib ju kõikuda, eks? Kui sa niimoodi küsid, siis ma vastaks reetmine, väga laias tähenduses. Et inimene või ka organisatsioon või siis institutsioon, kellelt sa oled midagi oodanud, kes on midagi lubanud ja ei ole seda teinud. Näiteks edasi või siis lahkuminekud või töölt koondamised või suured tülid lähedastega, kus inglise keeles on väljend see silent treatment, ehk siis vaikitakse. Just. See on puuelemendi tasakaalutuse märk. Aga kas siin mul meenub kohe see, et mida ka hästi sageli öeldakse, et vaikitakse, tuli mul kohe meelde, et kui küsitakse, et mis sul viga on? Ei midagi. Siis tegelikult on ju see allasurumine ja selline vaikus ja samas on see karje, et ma tahan rääkida, ma tahan välja öelda, aga ma ei tee seda. Sest et kui ma ütlen, sest ei ole kasu, see ei muuda midagi, et see just, mis sa enne ka rääkisid, et hästi palju surutakse ikkagi emotsioone alla endas. Kodurahu huvides ja ma ei tea, töökeskkonna huvides, ükskõik mis. Maksakanali tasakaalu juurde, siis adekvaatne täiskasvanu, kes on tasakaalus, on loomulik, et ta suudab natukeseks ajaks, näiteks mõneks minutiks või paariks tunniks suruda alla selle, et mitte ohustada oma lähisuhet või töösuhet ja hiljemalt päeva lõpus vabastab selle konstruktiivsel moel. No mina tahaks teada, kui paljud seda tegelikult teevad, eks ju, et käivad kas õhtul või kui see hetk tuleb oma päeva läbi, et see olukord oli, et nüüd ma võtan ja ma tegelen, ma lasen selle emotsiooni enda kehast vabaks, et ma tean, et osad teevad seda, aga seda on ikkagi käputäis inimesi. See taandub teadlikkusele. See on emotsionaalne hügieen. Nii nagu sa pesed hambaid igal õhtul. Ja selle võiski äkki siduda mõne sellise rutiiniga, mis sul juba olemas on. See on hästi kaval mõte. Ja see on väga kaval mõte kusjuures ja sest et üks inimene, kes rääkis sellest, et kui me tund aega istume, siis me ainevahetus aeglustub 90%. Mul läksid silmad nagu kukla peale, mõtlesin nagu päriselt, et nii äge on selliseid fakte teada, mis paneb teistmoodi mõtlema, et oota, aga mida ma teha selleks saan. Et siis ongi, et tõuse püsti, nagu sa ka seletasid, siruta, tee neid harjutusi ja mina hakkasin siis hambapesu ajal tegema kükke. Mul saab maikuuse aasta täis, kus ma olen hommik-õhtu, ma teen lihtsalt kükke. Ja nüüd, kui sa ütled seda, et ma ei ole tõesti seda enesehügieeni nii teinud, aga ma teen alati seda enne magama minekut. Siis kui hambad on pestud, siis on see minu hetk, kus ma nagu lasen selle päeva nagu endast läbi ja mis vajab vabastamist, siis ma seda ka teen. Ja vaata, sinu teadlikkuse juures nüüd ikkagi ootan, et sa varsti kirjutad mulle, et jah, ma panin hommikusse ka selle just ennetamaks. Ja ennetamaks, ja. See on see, mida Hiina meditsiinis kogu aeg rõhutatakse. Enneta. No tegelikult ma ennetan ka, et mul on oma rutiinid, mida ma hommikul teen lisaks nendele hambapesu ajal tehtavatele kükkidele, sest mulle nii meeldib see,
see, et kui ma ei oleks neid teinud, siis mul ei oleks ju neid, eks. Aga see ikkagi paneb energia liikuma ja ma ei rapsi. Ma teen täpselt nagu sa näitasid hästi rahulikult, et mul üks tuttav ütles, et nii vähe suudadki või? Ma ütlesin, ega ma kellegi hommikul võidu ei tee, eks ju, et suudan küll, aga ma tahan rahulikult vaata teha, et energia liikuma saab. Et see meenutab mulle nädal tagasi rääkisime Erki Noolega pikemalt koos viibimisel ja tema ütles, et hommikuse kohvimasina, ta siis selle kohvi tilkumise ajal, tema teeb kätekävartsi. Kui ma õigesti mäletan, kas see oli 50 või midagi sellist. No mina teen pudrupoti ääres juba Hiina meditsiini arvutsi, tegelikult ma teen juba teki all neid pöiaringe, sirutsi, venitsi, neid koputusi jalalabadega, et aidata kaasa lümfisüsteemile ja chi liikumisele. Just, võt see on ka see, mida ma tõesti nagu teen, et mulle see meeldib see hommikul just teki all tegemine ja mulle meeldib ka see, et õhtul, kui lähed magama, teen samamoodi, tõmban need oma varbad nagu oma pessa tagasi, et hingan sisse, tõmban krõnks, hingan välja, sirutan, et mina teen sellist harjutust. Kuule, tegelikult see on ka ennetamise harjutus või ütleme tasakaalu tuleku ja taastamise harjutus. Näiteks kui sees on hirm, ärevus, kas enne esinemist või mis tahes olukorras, enne suhtlemist, mis iganes tekitab sinus hirmu, pane jalad vastu maad. Ja 20 korda tõmbad varbad kronksu ja kujutad ette, et sa just nagu absorbeerid maapõuest väekat energiat. Ja samal ajal siis välja hingates nagu vabastad selle. Ja 20 korda see on päris suur tegemine, ütleme, juba trenn. Ja kui sa 20 korda oled niimoodi ära teinud, palju rahulikumaks läheb. Ja see on midagi sellist, mida saab teha täiesti salaja nii-öelda. Keegi ei võska üldse kahtlustada, et sa parasjagu maaühendust taastad. Sinna juurde võiks muidugi panna teadliku juurde kasvatamise. Ehk siis maaühenduse teadlik toetamine ja tugevdamine. Igal hommikul, seda on kõikidel inimestel vaja, et minna läbi päeva adekvaatselt, et tulla toime kõige sellega, mida päev sulle toob siis. Just, absoluutselt, sest see hommikul ärkamine ja see iseenda häälestamine, see on minu arust ilus. See on lugupidav enda suhtes ja tegelikult ka teiste suhtes, sest et ma olen näinud, kui küll viimasel ajal vähe, aga eriti kui ma panganduses töötasin ja see oli hästi palju selliseid väljasõite ja kuskil hotellitubades ärkamises, kui ma nägin, kuidas mõni naine ärkab, eks see hommikul peksab seda kella ja vihane, ma olin täiesti hirmunud juba, mis toimub, et kas nii ka saab, et tegelikkuses see, kui sa võtad selle hetke, kõigepealt hingad sisse välja, et siis sa tunned seda, kuidas sa saad ju seda kõike ise luua. Aga ma usun, et sa oled, Greet, nõus sellega, et seda hommikut me ju hakkame ikkagi õhtul looma, on ju. Kuidas me magama läheme. Vot see ongi järgmine asi. See sama õige kellaaja peale magama minek, eks ju. Kooli ajal ma lahendasin matemaatika ülesandeid niimoodi. Ma käisin reaalklassis, matemaatika on minu suur armastus ja õppisin lisaks tavamatemaatikatundidele veel vaba matemaatikatundides ja postiteel Tartu matemaatikakoolis. See on umbes 35 aastat tagasi. Ja sealt Tartu matemaatikakoolist saadeti ikkagi vahepeal nii keerulisi ülesandeid, need ilmselt olid ülikooli tasemel siis, mida ma ei osanud kohe esimese hooga lahendada. Ja siis hommikuks oli mul lahendus olemas ja vastus käes. Aga see eeldab seda, et sa lähed õigel ajal magama. Võt see eestlaste vanarahva tarkus, et hommik on õhtus targem, aga ta on targem ainult siis, kui sa lähed õigel ajal magama. Muidu ta targem ei ole. Muidu sul on peavalu. Ja absoluutselt. Ja samas ongi see, et kui me võtaksime ja elaksime vanarahva tarkuse järgi, siis tegelikult ongi see, et me suvel töötaksime rohkem ja talvel puhkaksime, kui me võtame selle looduse ja kalendri järgi ehk selle, aga me ei saa seda tänapäeval teha, sest et siis, kui vanarahvas puhkama hakkas, siis ju kõik lähevad kooli tööle, siis nii, nüüd tahaks õppida. Ma näen seda, ka sina näed, mis siis toimuma hakkab, et kui tegelikult peaks olema selline toota, hakka nüüd rahunema, on ju. Ma näen, sa tahtsid midagi öelda kohe. Need loetelud või need sümptomid ja põhjused, mis ma välja toon, need on ainult väike killukene, eks. Mu raamatutes olen pikemalt nendes kirjutanud, aga kuulates sinu juttu, kui inimesel on kogu aeg sees, et ma pean, näiteks tööle minema või tegema seda teist ja kolmandat, see omakorda kerib seda maksakanali seiskumist. Ja siin koha peal võiks siis teha sellise väikese muudatuse ja või teadvustesteks, et ma pean tegema Hiina meditsiini seisukohalt ainult 8 asja. Sööma, jooma, need 2 asja väljutama, hingama, hoidma kehatemperatuuri,
magama, puhkama, eks ju, hoidma jini ja jangi tasakaalus ning chi vabas liikumises. Kõike ülejäänud me võime valida. Ehk kui sa märkad endal mõtet, ma pean seda tegema ja see ei ole seotud nende 8 asjaga, ma valin täpselt. Minna täna tööle. Just. Sest see on mul oluline, no, mis iganes põhjus on, ma valin seda teha ja see võtab vähemalt pool stressi maha. Sest lisaks sellele, et stress kahjustab maksakanalit, ta kahjustab ka neerokanalit. Kui on pidev stressifoon, seal ei pruugi üldse tugevat emotsiooni olla, aga kogu aeg on stress, mis tähendab seda, et sinu närvisüsteem ei saa rahuneda, sest pole turvatundest jutugi. Kogu aeg on võite või põgene või hangu või funktsionaalne hangumine, eks ju, mis on tänapäeval väga oluline teema. Nii et teadlik nende harjutuste tegemine, mis aitavad stressi alandada, stressitaset alandada, uitnärvi toetada, kõik need sobivad väga hästi. Ja kui meie räägime sellest, siis tundub, et kõigest 8 asja ja tee see ära ja see võtab kõik nii vähe aega ja tegelikult ei võtab. Aga ma julgen nüüd küll inimeste eest nagu seda öelda, et mida mina ise kuulnud olen, et öeldakse, et aga mul ikkagi ei ole seda aega ja kus kohas see aeg nagu tuleb. Et me ei anna endale aru seda või aru sellest, et me saame ju ise aega võtta ja nii nagu sina täna, Grete, alustasid, et ma teen ainult neid asju, mis mind täidavad, eks ole, et mis annavad mulle ju hea tunde ja tulles selle juurde tagasi, väga paljud inimesed võivad mõelda, et see pole nii lihtne, sest et ootused meile on nii suured, aga ka ootused me ju ise endale paneme. Et miks ma praegu selle siia sisse toon, kuna me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama ja pool on rääkimata ilmselt ja rohkemgi veel, eks. Et siis tegelikkuses tahan ma öelda, hea kuule sinule seda, et kui sa kas või ühe asja võtad, mida sa hakkad kasutama, kas või see, mida Grete näitas, et hommikul pudrupoti ääres või siis ükskõik kuna sa seda harjutust teed, see annab sulle ju midagi, keegi teine sinu ees seda teha ei saa. Ja nüüd ma tahtsingi, Grete, küsida, et kuidas sina tunned, kas on inimestel see ka, et palun aita mind, et palun tee midagi nagu minu eest, et mul oleks kergem? No ikka ju aeg-ajalt satub mu teraapiaruumi mõni selline inimene, kes loodab vaikselt, et mul on tagataskus võluvits. Et terapeut ei saa reaalselt kellegi teha eest ei kõhulihaseid, biitsepsid tugevdada ega teist harjutust. Mina saan õpetada, juhendada, aidata jõuda sügavamate taipamisteni, aga neid tehnikaid tuleb ikkagi ise teha, et igale inimesele, kes ma juurde tuleb, sellele ma annan koduülesannet, ma kirjutan tavaliselt A4 lehe täis ja see on tema valik, kas ta neid teeb või ei tee. Et ta ei tee neid ju minu pärast. Ta on tema jaoks. Ja ka turvatunde muskli tugevdamise harjutused on seal kõige pealt siis. Esimestel kohtumistel tulevad need, kuna ilma turvatundeta ei ole sul võimalik saada ühtegi elementi tasakaalu iseendas oma süsteemi. See on see, millest me tihti peale alustame. See on ka, millest ma siin elamise loomulik järgus raamatus siis rääkisin pikalt laialt, kuidas seda teha. Jaa, aga Grete, kui me rääkisime nüüd nendest elementidest, kas jäi sul miski rääkimata ju? Jäi ju, ma tean, et palju, jaa, aga lihtsalt midagi sellist olulist, mis kuulaja jaoks moodustaks sellise terviklikkuse, selle vähese info põhjal, mida me täna jagada saime. Ehk tulles selle pealkirja juurde, kui elu on kukkunud kildudeks. Võta vähemalt 3 asja. Uni ja une kvaliteet siis. Midagi sooja, soe toit, soe jook ja mingid toetavad rutiinid. Rutiinne rütm toetab tervenemist, stabiilsust, turvatunde kasvu, usalduse taastumist. Ja usaldus saad näiteks taastada niimoodi, et sa lubad endale, et vähemalt täna ma jalutan 10 minutit. See peagi olema, et tund aega või 10 000 sammu. Vähemalt 10 minutit liigun vaikselt mulle sobivas tempos. Ei pea kellegi ka võistlema minema. Ja või et vähemalt täna söön endale panustaval moel. Mis muu hulgas tähendab seda, et praegusel külmal aastaajal ta ei söö toortoitu ainult. Ehk vaja ikkagi seda sooja, hautatud toit, pudrud, supid, mis toetavad. Et see on võib-olla see, et millest üldse alustada enda kokkukorjamist ja siis see ühenduses olemine oma südamega. Et aru saada üldse,
mis on oluline. See väljend, et ma teen ainult neid asju, mis tekitavad hea tunda. Selge suides, ma ikkagi eile viisin ju komposti selle kausitäie, kuhu me kogume prügikasti. Kui sa ütlesid need, mis täidavad, aga mõned tegevused on sellised, mis loovad ruumi. Ja, ma just. teen ruumi. Just. Et ka sellised asjad, eks ka prügikasti välja viimine. Et sa ei pruugi seal nagu käsi plaksutada ja rõõmust lakki hüpata, aga teisest küljest võid ka loomulikult, sest sa teed ju ruumi juurde. Kui ma ennem tõin välja, et 3 elementi saab väga tugevalt pihta, siis üks nendest on metall. See on siis kaotus. Ja inimene sageli jääb siis mineviku valusse kinni ja ei suuda eluga edasi liikuda. Ta ei suuda täierinnal hingata ja täierinnal ka elada. Hinnameditsiini seisukohalt. Ja lahtilaskmise koht on hästi raske. Vaat siis seal just see koristamine tuleb mängu. Koristamine on seotud ka puuelemendiga, natuke erinevad tüüpi on need koristamised, aga igal juhul koristamine näitab. Aga see ei pea hakkama kohe hullultele rapsima, vaid tasapisi, et millest ma olen valmis lahti laskma. Ja sellisel puhul võib metallielementi aidata ka see, kui sa lõpetad midagi teadlikult ära. Et see peatükk on nüüd läbi. Sest lein ei pruugi üldse seotud olla ainult kellegi lähedase armsa lahkumisega. See võib olla ka mõne rolli lõppemisega, mõne eluperioodi lõppemisega, et see peatükk on nüüd läbi. See võib ka selle kirja panna ja voldid selle paberi kokku, see on nüüd lõpetatud. Sest kui jäävad lõpetamata mingid peatükid melus, ka suhetega seonduvalt, siis see kandub edasi ja kogu aeg kurnab sinu süsteemi. Sa nägid, ma hingasin sügavalt sisse selle pärast, et ma lihtsalt ka näen ja kogen seda, kuidas, et ei tehta neid lõpetamisi, et see tekitab selle tunde täpselt, et kui alati me räägime kellegiga nendest teemades, siis see nagu vajab hapniku peale, et nii ma nüüd hingan ja nüüd ma saan hakkama, nüüd ma teen selle jälle ära, eks. Et see lõpetamiste teema on ikka väga oluline. Ja sinu jutust tuli praegu välja üks asi, mis võib aidata nii metallielementi kui ka kõiki teisi. Hingamine. Ja, just. Ja kui hakkad jälgima oma hingamist, siis võid tähele panna, et kumb on keerulisem, kas sisse või välja hingamine. Hinnameditsiinis sisse hingamise eest vastutavad neerud. Loomulikult kopsudel on ka oma roll, aga kui neeruenergia on nõrk, sa ei jaksa sisse hingad siia alla. Alakõhtu nii nagu soovitatakse. Minu psühhopatoloogia õppejõud Tartu Ülikooli kliinikumist, tema ütles, et esimese asjana tema oma patsientidele õpetabki seda õiget alakõhu hingamist. Ja see ei tähenda seda, et sa palju hapnikku sisse ahmid, vaid et lubad sisse hingada hapnikul liikuda alakõhtu. Et ilma selleta ei toimu üldse muutust. Et küll need hingamised on natuke erinevate elementide puhul, mida toetab, aga põhiline hinga. Et hingamise harjutused võivad väga palju kaasa aidata. Ütle, Greet, seda, miks inimesed jäävad nii palju minevikku kinni, et just sa hinnameditsiinist lähtuvalt nüüd tõid sisse selle metallieelemendi, et kui ma rääkisin ja jagasin oma kogemust, ma isegi ei teadnud, et ma seal kinni olen ja ma loen ja sa valgustad mind nii selle oma enda raamatuga, siis tõesti küsimus, miks inimesed on oma minevikus kinni ja miks nad nagu ei lase sellest lahti või et ma olengi selline, minul ongi nii ja ma ei oska ja ma ei saa ja siis minnakse sinna ohvri rolli, seal on tohutult palju, aga miks on mu küsimus? Kui ma nüüd lühidalt vastan, siis üks osa on seotud teadmatuse või teadlikkusega, eks, aga teine on kaitsemehhanism. Üks osake sinust mõtleb, et kui ma selle ära peidan, vaiba alla, sellega ei tegele, selle ära unustan, siis on rahu majas. Ja või siis teistpidi, et kui ma seda ära ei unusta, siis on äkki suurem tõenäosus, et rohkem sellist õudust ei tule või sellist kehva kogemust, sellist valu. Aga just tuleb, see on jälle see, et ma tunnen jälle, ma hingan ainult, tahaks nagu öelda tappi, aga just selle pärast ju tulebki. Ja võt sellega me teraapiruumis tegelemegi. Kas tead, kes on väga head vaiba alla peitjad? Terapeudid, psühholoogid, sest nad on, neil on ka väga suurepärane oskus peita ära. Ja, aga sellepärast, Greet, ma jagasingi oma lugu. Sellepärast ma jagasingi, et julgustamaks, et ei pea raamatut lugema ja ei pea ka terapeudi juurde minema. Võid ise kõike teha, kui sa sellega hakkama saad, aga tunnista seda endale. Vaat selles asi ongi, et me enda ees suudame väga hästi ära peita. Targad terapeudid ja psühholoogid käivad ka teraapias või teisi psühholoogi juures. Nii nagu hambastid käivad teisi hambastid, kusjuures Mr. Bean pole et enda asju on väga keeruline näha just selle kaitsemehhanismi tõttu.
Sest ta ju teab, et see on valus teema, ma ei taha sellega üldse tegeleda, aga terapeut aitab sul sinna juurpõhjuse juurde minna ja sellega turvalisel moel tegeleda. See on ääretult oluline, et sa leiad endale sellise inimese, kes on sinu jaoks turvaline. Loob selle turvalise ruumi, et täpselt sinu jaoks sobivas tempos, sinu suutlikkust arvestades minnakse ilmadi vaikselt. Ja kui see koputamine tundub alguses võõras, siis nii nagu sa ütlesid, on ju veel teisi meetodeid, kuidas ju ennast aidata. Jaa, no ma kasutangi kombinatsiooni, aga koputusteraapiaga seonduvalt mul terapeudina ei ole vaja üldse teada, millega on tegu. See on aidanud paljusid inimesi. Ei ole vaja rääkida mulle mitte ühtegi detaili. Mul on vaja teada ainult emotsiooni, seda häirivat emotsiooni, kus see su kehas asub ja kui intensiivne ta on. Mitte midagi muud pole vaja. Päris mitmed inimesed on seda kasutanud läbi aastate. Nii et mõnede inimeste puhul ma ei tea üldse, mis teemaga me tegelesime. Mitte ühtegi asja. Et järelikult on nende jaoks olnud liiga kas siis valusad piinlikkust tekitavad, süütunne tekitavad, aga et see on neid aidanud. Selles mõttes suurepärane teraapiavorm, et ei pea mitte midagi rääkima. Just täpselt. Ja kui ongi selline ebamugavus või sa ei saa aru, mis sinuga toimub, siis ja kui sa tead neid koputamisvõtteid, siis sa teed seda ja see juba kaob ja leeveneb ju. Ja, sest koputusteraapia põhineb ju Hiina meditsiinil just nendel akupunktuuripunktidel, mida nõeraviarst mõjutab nõeldega, meie mõjutame siis sõrmeotstega. Aidata kaasa meele rahunemisele ja häirivate tunnete vabanemisele. Just. Ja, et alguses, kui see tundub selline võõras ja imelik, siis tegelikult see töötab, et see on ju täielikult tõestatud ka, eks ole. Ja neid teaduslikke uuringuid on ju nii palju tehtud nüüdseks. Kui me alustasime 15 aastat tagasi, siis oli neid suhteliselt vähe, aga mitmed teadust on võtnud südameasjaks. Absoluutselt. Ja kogemus ikkagi räägib kõige kõvemini ja näiteks siin selles raamatus ma tõin või on lisatud siis Mai Pallingu lugu, kes oli kõige suurem skeptik, nii nagu ka aastal 2014 eetris olnud saade, kus ta siis selle välja tõi ja kus tema peaaegu eluaegne koerte hirm sai selle lühikese ajaga leevendust. Et see, mis ta mul teraapiaruumis oli kogu nende kaameratega ja see teraapia seal vahepeal äkki oli 20-25 minutit ja sellest ühest korrast piises. Ja ta ei uskunud enam absoluutselt sellesse. Ja kusjuures ma siin julgengi öelda heale kuulajale seda, et kui ka sina tunned, et millest te räägite, mis koputamine ja sa oled ja tunnistad endal, sa oled natuke skeptiline, siis minu kogemus ütleb ka seda, et skeptikuid on kõige lihtsam aidata. Ja sealt tuleb kõige suurem auefekt. Ja sealt tuleb kõige suurem auefekt. Sa ei pea üldse uskuma sellesse, et see toimiks. Absoluutselt, täiesti nõus, sest et mulle meenub kohe see, et kuidas sa rääksid koerahirmust, kuidas ühel naisel oli maohirm ja ta oli oma pojaga veel, seal tegime saalis sellist koolitust ja siis ta ütles niimoodi, et ema, kas nüüd lähme ostame koju mao endale või? Ja nüüd käib paljajalu metsas, sest ta kartis usse nii tohutult, see ju töötab, eks? Ja nii nagu Mai Palling kirjutas ka, et nüüd on ta rõõmus koeraomanik. No on ju, et tuleb nagu uskuda nendesse väikestesse imedesse, mida me saame ikka iga päev teha. Greet, ma küsin veel ühe asja, kas sul meenub mingi harjutus, mida sa tahaksid veel kuulajatele näidata? Kuidas nad saaksid ennast aidata? Kui on hästi raske. Kui on hästi raske. Inimeditsiini seisukohalt kõik emotsioonid on ju seotud mingite organitega, siseorganitega. Ja emotsioonid, ükski emotsioon iseenesest ei ole kahjustav. Kahjustavaks muutuvad nad alles siis, kui nad on liiga intensiivsed või kui me neid alla surume või kui nad kestavad liiga pikalt. Ja et näiteks viha paneb põntsu maksale, liiga pikalt siis, eks ju, kurbus kopsudele, hirmneerudele ja nii edasi. Aga kõik kahjustavad emotsioonid kahjustavad alati ka südant. Nii et siia südamepiirkonda võib tekkida koorem. Koorma tunne, et siit on kinni ja raske. See on väga keeruline kuulda oma südame häält. Ja see võib olla hirmukoorem, süükoorem, vihakoorem, murekoorem või mingi muu koorem. Ja selle jaoks on üks hästi hea harjutus, mida ma hea meelega siin näitaksin. Ehk sa seisad jalad õlgade laiusel, põlvedest nõtk, saba jalge vahel, keeletipp suulaes, luug veidikene taga ja all ja käed paned niimoodi vastamisi. Käeseljad vastamisi. Siia tekib venitus. See on hästi oluline. Chi läheb vabamalt liikuma läbi raputuste, läbi venituste. Ja hingad sisse mööda keskjoont ja haarad siit
sõrmedega selle koorma, mis iganes koorem sul seal on ja niimoodi, et sõrmed vajutavad peopessa. Minul arfimängijana on hästi lühikesed küüned, aga need, kellel on pikad, need ei tohi niimoodi, see haiget ei tohi teha, et täielik vastutus ikkagi võtta. Vajutad siia ja see aktiveerib südamekanalite ja südame kaitsekanalite punkte ja haarad selle koorma ja välja hingates ütled ha! Ja käed liigud kõrvale ja peopesad lähevad lahti. Uuesti tuled alla. Ja mõdi vähemalt 6 korda teed, kogud siit seda. Ja ta ka, juures käib ju palju ärevikke, kes on hädas ärevusega ja see harjutus isegi miinimumversioonina, just see 6 korda, see võib väga suurt muutust luua ja aidata edasi. Et meil rahuneb juba, nad Sest kõigepealt ongi ju, kui me üldse kuskilt alustame, ongi ju vaja, nagu sa ütlesid, see turvatunne taastada, kuid kõigepealt veel rahuneda, et sa üldse suudaksid hingata normaalselt ja sealt kõik need 8 asja, mida sa ette lugesid, kõike seda teha normaalselt, on ju, ja nii, et sa ei pea, vaid see on sinu loomulik elu, on ju, et sinna jõuda. Ja see ongi seotud elustiiliga, et on hea, kui see ei ole sul niimoodi, ma nüüd 3 nädalat teen või 8 nädalat, vaid sa võtagi elustiiliks. Ja siin koha peal, kui me räägime turvatundest ja neeruenergia taastamisest, see ei taastu ei ühe ööunega, 1 nädalaga, 1 kuuga, see on pikaajalisem protsess. Just. See vajab igapäevast tegelemist, teadlikku tegelemist, turvatunde muskli tugevdamist ja treenimist. Absoluutselt ja see on nii hea, et sa seda ütled, et kui me oleme väga pikalt olnudki stressis, masenduses ja kaotusvalus, siis me tahame ju kohe terveks saada, aga see ei ole võimalik, eks, et anna hea kuulaja endale aega ja nagu ma ütlesin, et ka sa toetad mind selle mõttega, et kui inimene teeks vähemalt ühte asja, kas või seda sama viimast harjutust, ta juba aitab ennast. No loomulikult. Ja minust see raputamine on kõige lihtsam. No enam lihtsamaks minna ei saa. Ja just. Tahaks südamel panna, et ärge laske ennast eksitada selle lihtsusest. Kõige geniaalsemad asjad on väga lihtsad. Just. Ja ma usun, et sellega on nii hea lõpetada ja viimase asjana ma küsin, Greet, sinu käest seda, et terve mina, et kas see Hiina meditsiini terviklikkus ja need 8 asja, mis sa kõik siin ette lugesid, on terve mina aluseks, et olla terve, õnnelik, armastatud, hoitud, kaitstud ja nii edasi. Terve mina siis minu arusaama ja Hiina meditsiini vaatenurga kohaselt tähendab seda, et su süsteem on tasakaalus. Tasakaal on kõige alus, mis tähendab seda, iga päeva isiklik check-in või ütleme, et sa kontrollid korraks ära. Ehk siis veelemendi puhul küsid, kas mul on turvaline ja mida ma teen selleks, et mul oleks turvaline. Puuelemendi puhul, kas ma teadvustan oma vajadusi ja kas ma väljendan neid? Rahulikult. Kas mul on ka piirid paigas? Tuleelemendi puhul, kas mul on ühendus oma südamega? Ja kas ma suhtlen südame tasandil teiste inimestega? Mitte ainult pinna pealt. Siis maaelement, kas ma toetan oma seedimist ja mitte ainult toidu, vaid ka mõtetes seedimist, kas ma võtan aega seedimiseks. Siis tohutu infotulv, scrollimine, need panevad ja põntsu. Et kas ma võtan aega seedimiseks ja ei söö kõike, mida elupufee laua peal nagu pakutakse. Ja metallielement, kas ma lasen lahti kõigest sellest, mis mind koormab, kahjustab, mille aeg on saanud ümber. Need 5 asja, kui sa 5 elementi hoiad tasakaalus, on oluliselt lihtsam. Õnnelik. Siis on see soov. Tead, kas ma võin ütelda? Muidugi. See on ka aluseks või seotud iseenda armastamise ja väärtustamisega. Sest see on hästi oluline, mida ma terapeudina tahaks rõhutada, et enese armastamine ei ole tunne, vaid need teod. Et kuidas sa kohtled iseennast igapäevaselt. Sa ei pea iseendale isegi meeldima. Selleks, et väljendada armastust iseenda suhtes. Tunne võib ka tulla ja see meeldimine võib ka tulla. Aga ja enesedistsipliin on enesearmastuse üheks väljenduseks, mis tähendab muul ka seda, et sa teed sulle panustavaid asju siis, kui sul pole üldse tuju. Just täpselt, eks sa oled endale oluline ja sa armastad ennast, kuigi on seda valus võib-olla tunnistada, et aga need asjad ei ole üldse hästi ja tekib selline tunne sees, aga see, et sa teed seda ju enda heaks ja see tunne on nii hea, kuidas see kõik hakkab ju kasvama ja voolama ja sa näed, et sul on hea, teistel sinu ümber on hea ja kuidagi elu hakkab sõna otseses mõttes voolama. Ja siin ei ole mitte mingit maagiat, kui ainult tegutsemist on vaja ja seda järjepidevust, seda tahet, nii nagu sa ka need asjad välja tõid. Ja juba 1% muutust.
Et kas ma vähemalt 1% rohkem võrreldes eilsega olin enda suhtes siis kas ausam, et ma ei mänginud mingit rolli, vaid olingi aus. Just. Liigutasin. Just. Imeilus. Aitäh sulle, Greet, tulemast. Aitäh. Hea kuulaja, ma usun, et sellest episoodist on sul kaasa võtta rohkem, kui sa võib-olla ise arvatagi oskad. Ja tee see üks asi enda jaoks ja võib-olla üks soovitus ongi see minu poolt sulle ka, et mine peegli ette või kui sa hambaid pesed, mine peegli ette ja vaata silma endale ja tunne, mida sa tunned, sest sa saad kõike seda ise muuta, mis sinu sees on ebakõlas ja panna ise ennast seesmiselt helisema ja siis helised sa ka väliselt. Ja siin koha peal ma tahan rõhutada seda, et ei ole midagi halba selles, kui sa pöördud kellegi poole abi saamiseks. Olgu parim sõber, mõni lähedane, terapeut, psühholoog. See ei ole midagi häbiväärset, vaid see on suur tarkus julgeda, küsida abi. Ja seda tarkust ja oskust on paljudel vaja alles õppida. Just täpselt. Aitäh, et sa selle lisasid. Küsi abi, sest kunagi ei ole hilja ja sa aitad sellega ennast ja kindlasti ka lähedasi enda ümber. Selline sai siis meie tänane podcast. Aitäh veel kord, Greet. Ja kui sa tunned, et miski sind kõnetas, kirjuta meile, kirjuta selle episoodi alla ja vaata ka meie teisi lugusid tervisetasku.ee kodulehelt ja uute kuulmiste ja kohtumisteni. Hommiku valguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas.